nii, ajakirjanikud ründavad Tartust. Või no ajakirjanik pigem ründab Tartust. Ja, näed, ajakirjanik, reporter õigemini, täpsustame. See ajakirjanik tuleb päris suure vastusega. Ajakirjanik, reporter tuli, jah. Keir ka tuli vapralt bussiga, on ju? Jah, 3 bussiga. 3 bussiga? Jah. 3 bussiga, jah. Viitsimine tulla. Tõeline telkija ja laagerduja. Kas midagi, ilm on õpetuste rohke? Nii, mis toimub? Latt sai vahepeal puhtaks, rokkised tumest. Teistel juba kinnisvarad üleval põhimõtteliselt. Või noh, siit on korsten puudu, seal veel pannakse kinnisvara ülesse ja mis toimub siis? Hakkab katsetama ka üht kinnisvara. Nimelt vaatasin siin üks päev, eile ja üleeile pigem. Vaatasin siis natuke neid tarbi videoid nii-öelda, et kuidas nad neid onne ehitavad. Ja otsustasin ise ka, et katsetame ka. Et, aga teeme seda Handymani makstuga siis, ehk koormakattega. Et katsetab selle koormakattega. Kahtlustan, et see plats oli natuke liiga väike muidugi selle kirja jaoks, aga mulle sellest ruumist juba piisab päris palju seal. Ja miks ma seda siis tahan teha, on sellepärast, et siis võib-olla ma saan kunagi selle asja arendada kuidagi ahjuga ka kokku. Ja talvel, kui lund niimoodi on, siis ma panen selle kelgu koos ahju ja tummendab millega veel, kelgu ja selle ahju panen omal järgi ja selle koormakatte ja torud ja kõik siukest asjad panen omal järgi. Et mõtlesin jah, et siis proovib katsetab. Et ma ei viitsin täna telki tassida, et telgiga ma pean nii ühe vakstu ikkagi kaasa tassima. Eriti sellise ilmaga nagu praegu on. Aga miks siis mitte kasutada ära lihtsalt vakstud, 2 vakstut kaasa võtta. Ja proovida vahel natuke teist vahendust ka. Ja, aga ega midagi. Ma hakkan üritama katsetada ja vaatab siis, kui mingi asi välja, või noh, mitte välja ei tulnud veel, aga või noh, ongi välja juba midagi tulnud, et mis te üritate? Päikest. Pärnumaa mees tõi meile päikese ja ma püüan seda mitte lasta loojuda. Ahah, no ma tulen ka aitan. Teemegi väikese võtkekäivituse. Näed, sul on veel seda. Ma olen mugav inimene. Jah, mul on ka see. Ma igaks juhuks tead võtsin kaasa pärast, meile tegelikult ossi ja no näed, ongi nagu mingisugune lahend olemas. Et enam-vähem tuli see asi välja siin. Et midagi ta sellist on, aga noh, seal videos oli muidugi tehtud 3x4-ga, nii et minul on ta vist siin mingi 6x4. Ma usun küll, et umbes 6, jah, 6 peaks olema. 6x4 peaks see asi mul siin olema. Nii et jah, vaatame sisse ka. Kuigi seest ma ei ole praegu midagi veel ära teinud siin. Nüüd on küsimus, kus uks on. Uks on mul siin. Siit tuleb see asi lahti võtta. Siit sisse pugeda. Ja siit tuleb siis sisse pugema hakata. Jah, et päris ruumikas värk tegelikult ju. Et ei olegi midagi pisikes. Et siin on, siia mahub väga hea tahtmise puhul siia ikka mingi 3 inimest ikka mahub ära. Ja võib-olla ma pean seda toigast natukene siin liigutama. Et ma natukene liigutan. Seda väga tegelikult ei anna liigutada. Ja, aga siukene väike on. Et tipp on muidugi selline maru kahtlane, siit võib hakata sisse lekkima. Või noh, ta just hakkabki, aga kuna see on nii terav tipp, et siis ei patu vihma korral, ma arvan, hakkab sisse ajama. Telk on siiani veel püsti. Ei ole vahepeal ümber kukkunud. Ja ops! Koorma atte sai ka maha. Seal tagapool seda kaigast ma siis mahan. Sinna ma teen aseme tõenäoliselt. Või teen siia samma, ma ei tea, või sinna poole. Et vaatan siis, kui magama minekuks läheb. Või noh, kui ma tulen siis asju üles panema. Aga praegu võiks minna süüa tegema. Ikka ma olen ainult hommikus söönud, et rohkem polegi täna söönud. Mitte midagi. Paneme siit ilusasti selle ka, et vesi siia põranda peale jookseks. Siit poolt on praegu kaigas ära võetud. Sest natukene ei mahu sisse hästi. Tõmbasin seljaga ära. Lõkke ja mõnusalt käib seal. Et ja juba korsten tossab. Siin ka juba
maja köetakse soojaks, näed, isegi räägitakse. Et juba jah, siin kütjate rõõm juba on jah. Mina olen ainus, kes siis täna ei küta. Et ei hakanud seda ahjurakat kaasa tassima. Kas siin ka juba muidu köetakse, vaatame kohe selle ka järgi. Et siin on natuke teistsugune tipi, natuke suurem tipi. Ja siin samamoodi juba köetakse. Et juba korstnad tossavad siin ja on. Et minul ainukesena puudub korsten. Ja näed kohe ilusti näha varjust ka, et elu käib. Et siin on isegi kop. Kas piilu tohib sisse? Jaa. Piiluga. Et näed, elu käib siin. Jah, vaikselt siin soojendame. Väike suitsutelt teil ja suitsusaun. Alguses on suitsusaun ikka eestlastel ikka väärikalt, alustame traditsiooniliselt. Ja. Siis läheme üle Soome saunale ja siis on puhas kuiv türklaste värk. Ja. Nii on täitsa mõnus ju. Nii, meil tuleb mingi 3 matkajat või? Jah. 3 puudega matkajat. Käisite puid otsimas, jah? Sööki. Ja 3 puudega matkajat. Nii, mis meil siin toimub? Kas meil toimub filmiõhtu või? Ja. Ahah, mida me siis vaatame? Lakupuu paigaldamise konstruktsiooni. Ahah, jah. Et jah, käib meil siin väike filmiõhtu lõkke juures. Siin mingi mürtsumine ja kolin käib. Mis siin toimub, siis vaatame järgi. Jälle suitsusauna kütte. Ahah, jälle suitsusauna sai kütte, jah. Ikka. Ahah. Ja. Mina lähen teise suitsusauna. Täna teine suitsusauna, mina lähen sinna. Jah, see on hea, kui on vähemalt 2 suitsusaunat. Jah, muidugi. Õiged eestlased vähemalt siin seltskonnas. Jah. No ongi, jah. Oskame hinnata seda. Muidugi. Ja vihma sajab, et näete, korsten ilusa siia tossab juba. Ma lähen võtan ka oma teematerjali, ma olen see vahepeal on jõhker teejooja. Vaatame, kuidas minu onnil läheb, ega kuskilt sisse immitse. See on nüüd tähtis ju. Muidu pärast tulen onni taha magamine, magamiskott kõik läbi ära vettinud. Et seda ka päris ei taha. Et praegu veel kuskil mingit loiku ei ole, nii et tundub, et asi on veel hästi. Ahi kööb, asjad on. Ja nii suur sooja kiirgul ka. Et ma olen seda pisikest näinud, mis on siin kõrva naabritel on ka siuke pisikene olemas. Aga siin on kohe siuke suured ballooni küljes veel. Ja, et ma arvan, et kui mina oma telki siukse topiksin, et siis oleks mul seal niimoodi sees, et õhtul lähen suure paksuna sisse, hommikul tulen peenikese kondina välja ja teeme teealune mingi loiku rasva täis. Ja mis meil toimub siin siis? Tipipidu. Tipipidu, jah. Ja, toimub siin tipipidu. Kus muusika on? Muusika näid puudu, jah. Paneme raadiot siis. Et tulime jah sealt lõkkerest vihma käest ära siia. Et siin oleme tipi tegi siis. No nii, käib siin tipi nii-öelda teleka õhtu siis. Ja vaatame siin märgatud Eestis. Et siin on Rasta perekond on siin. Ja soe ahjukene siin jah, põrsas kööb meil siin ja... Ikka teete neid laive või? Ikka teeme neid laive, me lihtsalt võtsime sellise puhkuse endale. Ja jah, see on hea sotsu ja siis on siin ka tee juba ja... No näed, täitsa punane aken põleb seal. Nagu mingi maja aken ja keegi on seal praegu. Ja siis tuleb, minu telki tuleb üks teine lahendus ka sellest, nii et siis vaatame, näed, võt selline lahend näitame. Et tuleb selline vidin siis. No, näed. Et siuke lahend. Katsetab siukse asja ära, et kuidas selline asi on. Ja paneb ka selle vidina siis käima. Ja sai käima. Ja nagu näha. Juba tuleb. Juba ainult sooja tuleb. Ma keerasin nalja pärast seda praegu Maximumi. Et vaatame, kas siin toetab veel soojemaks, kui muidu oli. Ja, oli naljaks. Aga praegu saamete järgi mul on jalad jumala soojad, nii et ei ole küsimust.
jah, et see täie rauaga nagu päike huugab siin nüüd. Ma korraks lasen ta muidugi maha. Jah, aga ega midagi. Lähed magama ära ja homseni. Siia mingid valgetoolust ka vahepeal maha tunda. No näed, tere hommikust. Et olen ka kokunist natuke välja saanud juba ja see on isegi põhimõtteliselt öö otsa töötanud, nii et noh, hakkab varsti otsa korrale ka sama muidugi. Et muidugi me teda täisvõimsusel ei hoidnud, et siukse suht kõige madalama võimsuse peal tegelikult. Ega midagi, vaatab mis teeb ja jah, midagi on maha tulnud ka vahepeal. Ja näed, naabrimees ka juba üleval ja no näed, tere hommikust. Hommikust kohe taha, et ega mõnusat soe ja suvine ja jah. Joppesid ei ole vaja. Ei ole vaja jah, paksepükse ka mitte. Ja. Mis esimene emotsioon on ööst? Ei olnudki väga külm nagu. Jalad ainult natuke külmetasid otsast, aga noh. Aga see oli nagu väike mure. Kuidagi seda lahendada nüüd järgmiseks ööks ka saab paremaks ka. Jalad olid siinpoolsed või? Nad olid siinpool jah. Aga mitte nagu täiesti siin otsast, olid ikka kõvasti siinpool. Ma nii pikka nüüd ei ole. Aga kuidagi mõelda, et kas siis
no igatahes, ega siis vähemalt magasid. jah. Ei olnud üleval niimoodi. Ei olnud. Keir saab muidugi alati, Hardol on seal ruumi, et saab alati kui vaja. Ja mul oli mõte küll, et ma lähen täna ju seal proovin seda välivoodit. Jaa, see on võrdlus, vaata. Jaa. See on hea. Siis ma saan ka selle tunde kätte, mis seal Turgut saari veel nautisid seal. Ainult, et mul pole seal inimest, kes seal maa peal. Meil on siin nüüd pärast... Ja, meil on pärast seda droonitöötuba, nüüd meil siis puude lõhkumist töötuba. Ikebana töötuba. Aha. Teeme nüüd kunstilisi installatsioone. Tulge, meisterdame. Ja, nüüd on võtke oma kirves kaasa. Jah, meil on meisterdamistöötuba. Meil mingid materjalid meisterdamiseks veel muidugi on. Aga... Ja, sellest hakkame tegema pannilabidaid seal. Aha, hakkame tööstust tegema. Pannilabida tööstus hakkab siin tööle. Jah, aga varsti lähme teeme seal neid puude otsimis ja puude langetamistöötuba ka, et tahaks õhtul jälle süüa saada ja sooja. See ongi see, et hommikul veel viimase puualuga seal teed omale kohvi ja sööki ära. Ja siis hakkab jälle see trall pihta, lähed metsa, teed puid ja siis jälle kütad. Et meil ongi siin üks kütmistöötuba põhimõtteliselt, et seal üks korsten tossab praegu. Siin on meile tulid jah külalised, nüüd oleme kuuekesi ametlikult on nüüd täiskoosseis, et pidi rohkem olema meid, aga alati väikesed kaod. Loomulik kadu. Jah. Loomuliku kaoga. Ja. Siin on jah, terve laagri kohta neid kaameraid täis meil siin, et jah, kõik YouTuberid, et no ühel inimesel on kaamera puudu. No nii, toimub see, et lähme kalale või? Et siin on ju paadisillad olemas. Et proovime siis kala saada siit midagi. Et meil päris palju rahvast siin. Nii, nüüd käib siin juba jää proovimine. Nii, oota, hoiamegi käimas. Saab kohe augu teha, testis ära, mis ta on. Nii, käib aukude vorpimine siin ja siin käib jõhker aukude vorpimine. No tulen vorpin ka äkki mõne augu. Jaa, kõik saavad tuurida. Nii see asi käibki. Või no see on ikka jah, 10 läheb. Ja puuri ei taha märja sisse panna, ehk siis kui puuri ei kasuta enam, teed 5-6 pööret ja jätad niimoodi. Hops, natuke rohkem. Oi! Natuke palju sai. Natuke palju sai, no ei ole midagi. No nüüd on 2 augu kõrvuti, nüüd saab siin 2 õngega korraga püüda, noh. Ja nüüd me jagame relvad kätte, siin mõned on niuksed. Ja esimene auk on tehtud. No näed, esimene talipüük ja on kohe kala ka käes. Väike ahven on meil siis. No vot, nüüd me saame unnad sisse panna. Nüüd saame jah. Meie saame panna jah. No, nüüd saab selle kätte ka saada hea meelega. Võtt just oli. Nii, ja küljes. Ohoo, nii. Oi, kuule, just Keir sai korralikuna. Kuule, nad on siin pool. Kõik siin pool. No nii, Keir sai juba teise, aga see on natuke suurem kui esimene. Sellega oleks isegi võimalik juba midagi süüa teha. Jah. Juba natsa suurem. Hakkame siis undasid panema, et võtame selle suurema kala ma lasin tagasi. Ei hakka teda sööma ega jooma siin. Ja nüüd hakkame panema siis undasid. Nii, paneb siis selle ahvena sisse ja loodame, et siis tuleb midagi otsa ka, et keegi mõni augi poiss. Mine. Ta läheb koos tinaga alla, kui tina lased. Ja lipp. Loodame parimat. Loodame. No ja nüüd panevad kõik oma söödad sisse ja vaatame siis. Ta läheb koos tinaga alla, lükkada natukene käega jää alla ja siis tina tõmbub ta põhja. Nii, mis meil siin siis on? Ma lihtsalt ühe tüki. Et siin on siis hapukapsa marinaadis tehtud siis šašõkk. Appi ei lähe. No.
täitsa huvitav ju. See on ikka väga hea ju. No nii, lund on vahepeal sadanud ja kamuflaaž töötab nii hästi, et ega seda väga näha ei olegi. Ja need rahvas siin rõõmsalt lõkke ääres istub ja no näed, tere hommikust. Sain ka kookonist välja. Nüüd on päris palju lund tulnud, siin on julgelt üle. Jah, lagedal on 10 sentimeetrit, siis lähme vaatame, kus mul onn on alles või. Tegelikult ma juba näen ka, et see on ümber vahepeal käinud siin. Ja, oi, näe, tere hommikust, kes see piirub siin? Keegi piirub, vaatab, mis siin toimub. Soovid või? Ei soovi. Ja, mulle tundub jah, mu see putka on ümber käinud seal. Tea, kes seal on. Või on siis jalga lasknud? Võib-olla mõni seal Airbnb-s broneeris ja mingi Jaapanile läksid. Jaa. Nii et ma lähen jah, otsin labida ja ma ei tea, kus see labidas üldsegi on. Ikka noorem, kes esimesena tuli, siis on rõõm ja väljakutse lõkke teha ära. Jah, seda peab ka veel vaatama, aga mul on selle jaoks kõigepealt vaja sinna sisse kaevata ennast vist. Miks me hakkame siia vaikselt nagu kõik kooruma, nagu lapsukesed uuesti sünnivad siis üsast välja. Ma olin juba ka, et ma ei taha magamiskotist üldse välja tulla, et ma läbi kookonisse tagasi. Jah, ilus on. Õnneks on mul need onni nii-öelda piirdepostid on olemas. Aga huvitav on see, et kas see toikas siis läks ise ümber või läks pooleks, ta võis pooleks ka kurat minna veel. Ei teagi. Ja see tuleb nüüd mul välja kaevata siit. Ma pean vaatama, kus meil labidas oli, siin üks labidas ka, aga see on vist, ma arvan, ära pandud. No nii, mille peal ma siis täna öö magasin? Magasin siis siukse välivoodi peal, et täitsa mõnus välivoodi oli. Et täitsa palju mõnusam oli magada kui minu makstud all. Et ja see vakstude teemaga oli jah see teema, et mul vajus see vakstuhoid vajus kokku, nii et jah, aga ega midagi. Et läheb, pakib selle ülejäänud träna ka kokku ära, mis sealpool on. Ja siis need vakstud tuleb ära pakkida kuskile. Et need YouTuberid jooksevad, kõik YouTuberid jooksevad ja filmivad. Ja tuleb jah, see vakstud tuleb kokku panna. Ja siis tuleb kotti ära pakkida. Õnneks oli õige asi käes. Nüüd seekord oli sul varikatus pea kohal. Ja et oli ilge saamakas jälle maha ikka. No nii, nüüd kiire kõrvalhüppe siis Palojärvel Tartumaale koju. Kui seal on lund umbes 15 sentimeetrit, siis vaatame, palju mul siin kodus on. Et siin on siis lükatud hunnik ja siin on siis mitte lükatud nagu hunnik.
et vaatame nüüd, palju meil seda siis on. Peaaegu 40 sentimeetrit. Et kui täpsemalt öelda, siis on 35 sentimeetrit siin. Vaatame siia poole ka, kus ma olen nagu rohkem lükkanud ka võib-olla, et siin on võib-olla vähtuke vähem. Aga siin on isegi 40. Siin on isegi 40 sentimeetrit und praegu. Ja, et andis ikka lükata ka seda, et ma lükkasin ju siin sõiduteed lahti ja need radu lahti ja aga nüüd vaatame siis, kuidas Keir kuivatab Handymani vakstuid, et vaatame, kuidas see välja näeb siis, et see on mul see töökodane, vaatame siis sisse ka korraks, et siin on ilusad lillekesed, eks ole, neid enam nii palju pole näha, aga vaatame see sisse ka korraks, kuidas see Handymani vakstude kuivatamine käib. Ja 9,5 ruuduses kabinetis on see 2 vakstud lae alla pandud, ega siin ruumi polegi enam. Ja põrsas taga siin kööb ka, et ma ei tea, kui palju näha on, aga see siin taga kööb ka mul. Ja taga on vent ka siin puhub, et asi kööb mul. Ja selline värk siin siis. Aga ei midagi, lähme nüüd Põlvamaale Palojärve äärde tagasi ja vaatame, mis edasi toimub. No nii, et... Nii algab meie laager siis, jah? Jah, algab uuesti meie laager. Et näed, juba telgid on püsti ja nodi hakkab sisse väikselt minema. Ja, et siuke värk siis. Et lund sajab ja... Tulge ka järgmine kord, Keir võtab kaasa teid, andke märku. Jah, teeme nii ja. Ja. Et selline värk siis seekord. Ekstreemsus ja niisugune värk siis. Et jah, ega midagi, aitäh, et vaatasite ja pange siis kindlasti veel kõigile 3 subscribe, kes meil siin siis on, et Estonian Adventures siis autos istub perega looduses ja siis mulle ka, eks ole. Et temal vist YouTube'i veel ei ole. Jah, teeme YouTube'i ka, siis saab temale ka subscribe'i panna, et tellige. Ja ega midagi, jah. Tšauki.